Ja tere hommikust. Kohe panen ka teile slaidid ette ja vaatame siis üle, mis me täna teile kohvi kõrvale räägime. Nii, nüüd peaks olema teil siis meie slaidide vaade ja siis mina Johani ja Helvega siis täna räägime teile natukene sissejuhatusest üleüldiste projektist. Miks? Sellepärast, et kohalikud omavalitsused on samamoodi üks selle projekti sihtrühmasid nendes tegevustes seal. Ja ka siis hoiatuste süsteemide arendused, mis samamoodi on siis täna seotud osaliselt ka üleüldiste projektiga ja siis täpsemalt hoiatuste süsteemidest ja annan ka mõned praktilised näpunäited, kuidas te saate endale hoiatusi siis tellida, kes veel ei ole ja Helve räägib siis pikemalt tuleohukaardist, sest paraku see tuleohuhooaeg on kätte jõudnud. Nii, liitumine käib usinasti, aga sellegipoolest lähme siis liikvele. Et siis üleüldiste projekt, millest ma alguses rääkisin, millega siis kohalikud omavalitsused on ka seotud, on siis põhiliselt seotud ennekõike nende kahjulike tagajärgede ennetamisega ja siis kui midagi halba on juhtunud, siis ka nende leevendamisega, et need meetmed on siis olemas juba täna ja toimivad. Meie siis Keskkonnaagentuurist põhiliselt läbi seire ja oma siis prognoosimise ja hoiatussüsteemide arendamine sellesse panustame, et juhul kui olukorrad on käes või tekkimas, siis me näeme neid võimalikult vara ja oskame siis ka teavitada ja olla siis partneriks ka nende olukordade lahendamisel. Ja need põhilised tegevused siis ongi hoiatussüsteemid, arendus, vaatame seda hiljem ka lähemalt, mis seal arengud on toimunud. Siis sisevete prognoosmudel, mis siis peaks aitama meil vaadata pikemalt ette, kui hakkab toimuma midagi meie siseveekogudes. Üleliia tihti täna neid olukordi veel pole, aga siiski iga aasta on selliseid sündmusi, millel on ka päriselt mõju siis kas taristule või ka siis inimestele. Samamoodi siis meremudeliga seotud tööd. Ja meri on üleüldist seisukohast üks põhiline siis meie ohuallikas, et kes teab ja mäletab, siis see 2005. aasta torm on meil selliseks eeskujuks ja siis ka meie seiresüsteemidega arendamisel mõtleme selle peale, kuidas sellised olukordi võimalikult vara tuvastada. Siis natuke uus teema on äksajud. Äksajud on olnud kogu aeg meil iga suvi midagi on, aga meil siis uus teema on siis see, et me töötame täna välja sisemiselt siis hoiatussüsteemi, mis tuvastaks seda äksajude teket ja siis näitaks ka kaardi peal meile, kus see oht on, et kaardistame siis neid alasid põhiliselt siis ikkagi nagu linnades, kus on tihe asustus, aga toimutada ka teise territooriumil, nii et on võimalik siis jälgida ja on see oht olemas. Ja siis kaugseireteenused, mis annavad meile siis silmad nendesse kohtadesse, kus meil täna seirevõrku pole, aga me suudame siis täna juba vett tuvastada väljaspool veekogusid samamoodi. Siis natukene nendest alustest ka, et sellises on sätestatud see meie tegevus, oleme siis riiklikult ja seadusandlikult kinnitatud selliseks asutuseks, kes siis ilmaga seotud hoiatusi väljastab. Miks võib-olla on seda oluline rõhutada, on see, et neid ilmaga tegelejaid tegelikult täna on palju rohkem, aga selline riiklikult siis üles ehitatud süsteem ja see võiks tagada selle usaldusväärsuse just nimelt võib-olla ka sellise sünoptiku ja meteoroloogia siis tarkuse poolest, et täna, kuna ilmaandmed on vabalt kättesaadavad, siis väga lihtne on teha süsteeme, mis neid ilmaolukordi siis kirjeldavad ja väljastavad, aga siis meie käest tuleb ikkagi hüdrometeoroloogiline seire
ja siis sellele vastavad ka prognoosid ja siis hoiatused vastavad siis ka nii-öelda kriteeriumitele, mis on siis läbi aastate ja aastakümnete nagu välja töötatud, siis vastavad sellele, kuidas meie ilm siis meile mõnikord liiga teeb. Siis see oli siis nagu tavaolukorras, juhul kui nüüd mingi hädaolukord tuleb, sellised suuremaid asju on siin olnud hiljuti Surjust käis ka läbi väga palju pressist, et seal siis Reiu jõgi ajas üle ja siis tegelikult, kes seal siis reageerivad nagu Päästeamet, konkreetselt üleujutustest rääkides ja siis hädaolukorras siis oleme nagu meie siis agentuurina selle lahendamise osa, mis puudutab siis üleujutust tiheasustusalal. Muidugi see on Vabariigi Valitsuse määrus, see puudutab siis kõikiga eriolukordadega, ma lihtsalt olen siin toonud välja siis, et see puudutab siis üleujutustega ja samamoodi ka on igasugused muud tormi ja muud kahjud, juhul kui see peaks olema siis nagu Päästeameti vaatevedas, mis tähendab seda, et on selgelt oht inimeste eludele ja väga ulatuslikult nagu taristu kahjustused. Siis natuke täpsemalt on veel hädaolukorra lahendamise plaan ja siin on siis vee osas on siis ära märgitud siis need Pärnu, Haapsalu, Narva, Tallinn-Pirita, Tallinn Kesklinn ja Kuressaare ja siis need on need kohad, millele täna siis on määratud sellised hoiatuskriteeriumid, kuna ajalooliselt kõikides nendes kohtades on midagi toimunud ja juhul kui midagi taas peaks tulema, siis meie käest nendele piirkondadele see hoiatus tuleb, nii-öelda ametlik hoiatus. Nendes piirkondades, kus täna võib-olla ei ole neid kriteeriume paika pannud, siis sellisel juhul on siis tegutseme vastavalt olukorrale, seireseadmed ei ole meil mitte ainult nendes kohtades, vaid tegelikult katab tervet Eesti rannikut ja oleme siis valmis nii-öelda seda prognoosi andma ka kogu Eesti ranniku ulatuses erinevatele piirkondadele. Ja siis madala veetasemega siin vist viimasel hooajal oli, siis oligi näha, kuidas praamiliiklus oli häiritud, et selliseid sündmusi siis ikkagi on. Ja mis siin võib-olla oluline on veel, et juhul kui selline hädaolukorra plaan on käivitatud, siis Päästeameti poolt, siis meie poolt, Keskkonnaagentuuri poolt siis on prognoosid vähemalt kuni 6 tundi ette nii-öelda siis võimaliku olukorra, kas siis eskaleerumise või deeskaleerumise osas, ja siis üleujutatud alade prognoos ja piirkonnad ja siin on siis kaasa arvatud ka rannaniidud sees, et nendele me siis reageerime ja oleme siis koostöös Päästeametiga neid asju lahendamas. Jaa, aga nüüd siis võib-olla lähme selle tänase küsitluse juurde, millest ka Mari enne rääkis ja on siis seotud meie üleujutuse projektiga seonduvalt, et selles projektis siis tegelikult on täna olnud meil nagu avaüritus 2024 Pärnus, eelmisel aastal oli Ojakos samamoodi seal Pärnu lähedal seminar, kuhu siis kohalikud omavalitsused samamoodi kutsed said. Et julgustan teid väga sellistel üritustel osalema, seal Ojaku üritusel, näiteks teisel päeval oli selline Päästeliidu poolt läbi viidud praktiline siis õppus siis sellise üleujutustega seotud olukorra lahendamiseks ja see tagasiside oli ülimalt nagu positiivne, et arusaadav, et ega see üleujutus meil ei ole selline igapäevane teema. Aga kindlasti ta on teie kriisiplaanide osa kõikide muude sündmustega siis nii-öelda ära märgitud ja see võib lihtsalt, kui me koos neid asju lahendame nendes seminaridel, siis see võib-olla annab meile natukene sellist koos toimimise võimet, kui juhul, kui need päris olukorrad peaks nagu saabuma. Et siis küsimus on see, et mis see suurim väljakutse teil on ja võib-olla info on killustunud, võib panna seda ka konteksti üldse sellise kriisiolukorra lahendamisega,
et kui palju on sellised teemad nagu käsitletud, kas seda infot on liiga palju, on teda liiga vähe. Siis teisena see, et kas teil on endal nagu raske hinnata siis ilmast tingitud olukordade tõsidust ja siis vastavalt sellele siis reageerida, midagi ette võtta, või puuduvad teil selged kokkulepped näiteks tegevuste elluviimise osas. Kindlasti teil igas kohalikus omavalitsuses on need regulatsioonid ja toimetamised kindlasti nagu läbi räägitud, aga siiski just nimelt võib-olla ka asutuste vahelises koostöös, et kas seal on see suurim väljakutse või on siis see, et tegelikult ei ole meil elanikele siis teavitamiseks piisavalt lahendusi. Et siis teile aega võib-olla natukene vastamiseks, ma saan Mari pani selle küsitluse ja siis Helveni kaua siis võtab üle jagamise ja räägib tuleõhust, tuleõhukaardist ja sellega seotud asjadest. Nii et jah. Nii, mina lõpetasin jagamise ära. Sinuga saan ees. Ja ma nii kaua ütlen, et kui te olete oma valiku ära teinud seal küsitluses, siis pange see aken ristist kinni, et siis ta ei sega teil esitlusse vaatamist. Nii, aga ilusti slaidid on näha. Ja, mul on ka ees, ma ilmselt pean ka vastama siis. Ai, ma saan nurgas kinni ka panna, muidu ma tekitan segadust. Ja, korras. Oi, ma võtsin, mul on hääl looma. Kas ma kostun? Mul on hääl kinni. Ei, kostub. Ja. Nii, tere, mina olen siis Helme Mettern ja töötan ilmaprognooside osakonnas synoptikuna ja tutvustaks teile siis tuleõhu kaarti, mis uuel kujul läks tööle eelmise aasta kevadel. Nii. Ja lisaks sellele natukene siis tuleõhukaart või tuleõhuindeksid, mille alusel siis kaarte praegu joonistatakse ja ka vanasti joonistati, siis tuleõhuindeksid hakati meil juba arvutama 1950 aasta. See oli Nesterovi meetod ja seda siis arvutati ja hiljem tehti siis ka kaardid selle alusel kuni eelmise aasta kevadeni. Ja siis ma tutvustangi natuke neid erinevusi, mis nendel kaartidel on, mida siis see tuleõhuindeks endas sisaldab, kuidas sellest saavad hoiatused ja natuke siis vaataks nagu seda interaktiivset tuleõhukaarti ka ja siin mõnid näited selle aasta kevadest. Tuleõhukaardi projekt oli siis meil live projekt ja toimus siis koostöös mitmete teiste asutustega, sealhulgas siis Tartu Ülikooli teadlased, Kemit ja kaasatud oli siis ka Päästeamet ning sellele siis valmis meil see uus arvutustega uus tuleõhukaart. See eesmärgiks siis tuleõhukaardi ja indeks ja sellel siis kaardi ja ka hoiatuste koostamine on siis, et seda võimaldada siis Päästeametil, omavalitsustel, ka teistel, kes otsustavad või siis elanikel hinnata siis võimalikku ohtu maastiku ja metsade tulekahjude tekkimiseks ja seda siis piirkonniti ning kiirendada ka hoiatus- ja ennetustööd ja avalikuks sai siis see uus kaart eelmise aasta 1. märtsist ja on väljunud Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse leheküljel ja siin on see link, aga selle juurde me tuleme hiljem. Muidugi jah, ongi natukene niisugune kahepoolne asi, et hoiatused tulevad nii üleujutustest, aga siin siis tuleõhu pool vastupidi hoopis kuivusest, nii et natukene huvitav kooslus meil, aga kõiki asjade eest tuleb hoiatada. Tuleõhukaarti siis arvutatakse praegu Kanada Fire Weather Index meetodiga ja seda kasutab siis ka enamus või peaaegu kõik Euroopa metsatulekahjude infosüsteem. See on EFIS, kus saab siis vaadata kogu Euroopa kohta tuleõhukaarte
ja indeks arvutatakse siis, ma räägin kaart ja indeks vahepeal nagu sassi, tegelikult on kõigepealt arvutatakse indeks ja selle järgi tuleb kaart. Ühesõnaga, indeks arvutatakse siis kõigepealt kasutatakse seal ilmaradarite sajuandmeid, siis ilmajaamades mõõdetud andmeid ja ilmamudelite andmeid. Ning siis ka tänase päeva kaardi või indeksi arvutusel kasutatakse ka eelmise päeva neid tuleohu komponentide vahetulemeid. Ning seejärel siis üldistatakse need haldusüksuste Maa- ja Ruumiameti teenuste kaudu siis kas halduspiiri maakondadele, aga kui seda kaarti me saame hiljem seal siis ka suurendada, siis on ta ka väiksemate halduspiirkondade kohta, nii et selle ruudustik on 1 × 1 kilomeeter. Nüüd natuke sellest, mis siis on erinevus selle Nesterovi kaardi ja Kanada kaardi. Seda Nesterovi kaardi me tegime siis peaaegu 50-ndast, see on siis peaaegu 45 aastat. Ja miks oli vaja minna siis sellele uuele üle? Kõigepealt see, et see ühtlustaks kogu Euroopa süsteemiga oleks ühtle, aga samas on siis Kanada indeksi puhul palju erinevaid lisakomponente. Kui Nesterov kasutas põhiliselt siis eelmise päeva kella 12 UTC, meil on praegu siis suveaeg, nii et me peame praegu 3 tundi liitma juurde, aga see N-1 tähendab siis eelmist päeva. Temperatuuri andmeid, sademet mõõdeti 24 tunni kohta hommiku kella 9-st kella 9-ni kohalikus ajas ja jaama andmed tulid siis 23 jaamast. Siis Kanada puhul on tulevad meile arvutusse selle sama päeva kella 12 andmed ja ka sademet mõõdetakse siis 12-st 12-ni, eelmise päeva 12-st selle päeva 12-ni, kui me võtame kohaliku aja. Lisaks lähevad sisse ka ilmamudelite ja radarite andmed, tuulesuund ja mudelandmed. Mudelandmeid kasutatakse nii Metcop, mille lahutusvõime on 2,5 × 2,5 kilomeetrit ja siis hiljem, ma räägin sellest natuke hiljem, siis Euroopa keskusandmeid, kus lahutus on 9 × 9 kilomeetrit. Ja muidugi oluline on siis see FVI komponent, ehk siis see näitab meile selle pinnase niiskuse sisaldust ja seal sisaldub veel ka see, kuidas tuli levib. Nüüd see FMI siin need vahekomponendid, mis on siis väga olulised, ongi siin näha, et siin on see põlevmaterjali niiskus, mis siis arvestab temperatuuri, õhuniiskust ja tuult ja vihma. Siis on siin sellega jämedama materjali niiskusandmed ja siis tuleb põuamäär. Need tulevad siis esimese lahendina välja. Edasi, kui me on nüüd juba arvutatud, et kui ohtlik see pinnas on, kui kiiresti ta võib põlema minna, kui suurest sellest tuleoht kasvab, siis edasised käitumised on et kuidas käitub tuli edasi, kui juhtub, et põleng on juba tekkinud. Sinna siis lisatakse algse leviku kiiruse indeksile lisatakse tuulekiirus ja võetakse kokku need sügavmaterjali kättesaadavuse indeksid ja sellest siis kokku arvutataksegi see tuleohu indeks FVI. Ja seda me näeme siis ka EFIS seal kaartide peal on nad olemas ja meil on ka nad olemas. Nüüd väljund, kuidas siis on, see on nagu lihtsalt selline joonis, et kuidas siis see võiks toimida. Siin natuke on seda võib-olla halb näha, aga siia on siiski pandud, et esimeses reas on meil siis sajuandmed ja radariandmed. Juhul, kui näiteks radariandmeid ei tule või ei ole meil millegipärast mudelandmeid, siis me saame kasutada ka Kanada puhul jaamadest mõõdetud andmeid, aga sinna lisaks 23 jaamale, mis oli kasutusel Kanada või sellel Nesterovi puhul tulevad meil ka vaatluspostid ja kokku saab siis sealt kuni 100 punkti andmeid kasutada. Siis on meteojaamade andmed, seal tuleb meil sisse õhutemperatuur, tuule kiirus, õhuniiskus ja tunnised sajusummad.
Vanas mudelis õhuniiskust me ei arvestanud ja tuulekiirust me ka ei arvestanud. Praegu on siis need lisaks. Siis tulevad sisse mudelandmed. Medcopi mudeli lahutusvõime on 2,5 korda 2,5 kilomeetrit ja Euroopa Keskuse omal, mis siis läheb arvesse, kui me teeme prognoosindeksit, arvutame sealt prognooskaarti, sellel on siis 9 korda 9 kilomeetrit ja see läheb meile arvesse siis 3. päeva puhul. Ja sealt tulevad siis samuti meteoroloogilised elemendid. Siin on õhutemperatuur, suhteline õhuniiskus, tuulekiirus ja 24 tunnise ajusumma. Siis tulevad need FVI komponendid ja edasi siis see pannaksegi vastava lahutusvõimega kaartidele. Sealt siis nad lähevad edasi võrgustiku töötlemisele 1 kilomeeter korda 1 kilomeeter, aga kuna ütleme, kaart, mida te kuvate, on päris suur, nii et siis üldistatakse see tuleohu indeks maakonna peale, aga kui seda kaarti suurendada, siis sealt saab selle väikese piirkonna 1 korda 1 kilomeetrit ruuduga näha, milline on tuleoht selles piirkonnas. Ja sealt siis tehakse jooksva päeva tuleohuindeksi arvutus ja edasi ka +3 järgnevat ööpäeva. Edasi siis tulebki see kaart ja lõpptulemusena need asjad salvestatakse, arhiveeritakse, nii tagantjärele saab näha ka vanemaid andmeid ja edasi lähevad siis meie kodulehele, siseveebile ja avaandmeteks. Nüüd tuleohuklassid. Nesterovil me arvutasime ise siin, et kuidas just põhiline oli nüüd need temperatuurid ja mis seal olid ja siis ajusummad ja sealt sai siis arvutatud ja siin on siis näha vasakpoolsel pildil see Nesterovi oma, et kus meil mõõdeti sademete summasid ja selle järgi siis interpoleeriti see indeks nagu laiemale piirkonnale. Nüüd Kanada puhul on see arvutus, kuna seal on palju rohkem erinevaid komponente, siis on need arvutusnumbrid teised, on siis näha nii see 1 kord 1 kilomeetrile mõõdetud või arvutatud indeks, kui siis ka interpoleeritud või laiemale piirkonnale maakonna peale. Nii et ja seda täpsemat 1 korda 1 kilomeetrist lahutusvõimega kaarti me näeme, kui me suurendame seda parempoolset kaarti ja siin ongi näha, et maakonnapõhiselt näiteks Saaremaal on meil kõrge tuleoht, aga kui me sinna sisse zoomime, siis me näeme, et Loode-Saaremaal on tuleoht juba väga kõrge. Nüüd Tartu Ülikooli teadlaste tööna siis püüti teha nii, et ei tekiks väga segadust, sest ma arvan, et te kõik olete seda vana tuleohukaarti samuti vaadanud, mis oli enne eelmise aasta suve anti välja. Et ei tekiks sellist segadust, siis püüti, et see ei ole tuleohtu, on Kanada puhul ka väga madal ja keskmine tuleoht on ikka keskmise kollasega mõõdukas ning suur on siis vastava värviga oranžiga suur. Nüüd lisati Kanadale ka veel äärmiselt kõrge tuleoht, see juba tähendab siis seda, et on kusagil ka põlengud. Vastavalt tuleohuindeksitele, mis siis on kaartidel, koostame me tuleohuhoiatusi. Antakse siis 3 taseme hoiatus ja vastavalt värvidele. Kõige madalama tasega hoiatus on kollane, kõige tugevam on siis punane. Ja kollase hoiatuse me anname tavaliselt siis, kui tuleoht on 30% sellest tõusnud väga kõrgeks 30% Eesti territooriumist või siis antud maakonna territooriumist. Nüüd meil on täpsemad andmed, saame antud maakonna territooriumist. Ja teine tase on siis, kui 60% maakonna või Eesti territooriumist on tuleoht juba väga kõrgeks läinud ja 3. on siis kõige kõrgem, kui tegemist on juba ulatuslike metsatulekahjudega või siis väga ohtliku olukorraga. Nii, kõik see on siis meil näha ilmateenistuse veebi leheküljel. Kui te lähete sisse ilmateenistusele, valite vasakult alt prognooside alt tuleohukaart, siis avaneb teil selline kaart, aga seda me veel vaatame. Tuleohukaart uuendatakse meil nüüd
see on siis praegu see, kuna enamus aega ikkagi tuleohukaart on suvisel ajal, siis me võime selle 3 tundi sinna lisada. Kuigi tuleohu indeksi arvutus toimub aastaringselt, nii et me näeme seda ka talvel, aga enamasti on see tuleohtu ei ole, sest et kas on sajune, väga sajune või on siis lumi maas. Nii et tuleohukaart uueneb meil umbes 3 tundi, see on siis kusagil kella 3 paiku või natuke hiljem. Siis see on selle päeva tuleohukaart ja edasi me näeme ka veel 3 päeva prognooskaarti ja nagu juba öeldud, oodatakse siis 2 väljundit üldistatud ja detailne. Siin on meil jälle Saaremaa välja toodud, näete siin mingis piirkonnas Saaremaal on juba tuleoht mõõdukaks tõusnud. Ja siis me kirjutame siia ka sünoptiku sõnalise ülevaate. Põhiliselt see näitab seda, et kuigi prognooskaart on olemas, siis prognoos on prognoos, arvutuslik prognoos, ka sünoptiku prognoos on prognoos, aga sinna ta siiski kirjutab, et kui palju võiks sadada ja kuidas see tuleohu prognoos või indeks või ohtlikkus võiks siis ajas muutuda järgmise 3 päeva jooksul. Lisaks on meil olemas ka arhiiv keskkonnaportaali avaandmetes, aga seda arhiivi te näete ka tuleohukaardil. Siis me näeme tuleohukaardil veel äikeste levikut ja meil on NASA info, see liides sinna sisse, nii et me näeme infot põlengute kohta. Ja tuleohtu praegu siis laias laastus me hindame 1. märtsist kuni 31. oktoobrini, aga kui sügis läheb veel kauemaks, kliima soojeneb, võib-olla läheb juba novembrisse välja, aga praegu seda ohtu veel ei ole. Nii, ja siin siis ongi nüüd nagu näidatud see, et kuidas siis näitavad erinevatel kaartidel, me näeme tuleohu väljundeid. Nüüd oleks vaja, kuidas ma nüüd unustasin ära, et mul oleks vaja näita sinna minna meiliga ja näidata seda kaarti elus. Sul on ta lahti siin all kuskil. Ei ole, unustasin. Nii, teeme siis kohe, alustamegi algusest peale, läheme meie koduleheküljele. See on siis ilmateenistuse kodulehekülg ja kui me siit võtame vasakult poolt täna on ilm ilus, ilma prognoosi ja läheme siia allapoole, siis siin on selline nagu tuleohukaart. Nii, kas ma saan selle suureks kuidagi teha F11 äkki, läheb ta suureks? Ei lähe. Nii, et oleks kõik näha. Nii, siin on siis tänane, tähendab tegelikult eile tuleohukaart, et tänast ei ole tulnud, siin on näha viima all, millal ta on uuendatud, 17. kell 14. 45 on siis eilne kaart uuenenud ja siin me siis näeme, samas on siia alla kirjutatud ka, kas see tuleoht on madal, keskmine või kõrge. Nii, see on siis, see legend on olemas. Näha on, et praegu on meil madal tuleoht Saaremaal, mujal on tuleoht väga väike. Võiksime Saaremaad jälle sisse suumida. Vaatame, kas siin on mõnes kohas on ka kõrgemat tuleohtu. Näete, siin on keskel väike täpp, kus on arvutatud, kuna ta on 1 × 1 kilomeetriga ja ka jälle Lääne-Saaremaal on selline tuleoht mõõdukas. Ma arvan, et siit tuleb see mõõdukuse komponent sisse just tänu tuulele, kuna tuul on päris tugev ja annab sisse seda natuke seda leviku asja. Nii, nüüd siis lisaks sellele, et me näeme siin tuleohukaarti, nii, ma lähen ülesse, on siin näha siis lisakomponendid. Siin on meil võimalik vaadata, see on meil tuleoht, me saame selle sisse välja lülitada. Nüüd me saame vaadata äikest. Täna äikest ei ole õnneks, aga äikese puhul on siis võimalik vaadata viimase 15 minuti äikeseid, viimase tunni ja viimase 24 tunni äikesed, siis nad on kuvatud siin sellel kaardil nagu on näha siin sellel kaardil. Siin on nüüd tugevad äikesed olnud, kahjuks ma ei näe, see on eelmisel aastal tehtud, et siis on võimalik seda siit vaadata. Äikesed kuvatakse sellised, siis on meil olemas NASA Firms.
see on siis satelliitide põhine põlengute näitaja. Siin seal ta peab jälle sealt mujalt vaatama, aga põhimõtteliselt näeb seda ikooni sisse lülitades, praegu siin ei ole. Mõõdavad meil MODIS ja VIRS. MODIS satelliitinstrumentidega siis MODIS ja VIRS ja MODISe lahutusvõime on 1 kilomeeter, aga VIRSil 375 meetrit. Nii et see on päris hästi nähtav, paremini on näiteks väiksemad põlengud näha öisel ajal, päeval võib-olla nad ei ole nii hästi ja nad lendavad iga 3 tunni tagant üle. Nii et ja kui on väga pilvine, siis ei paista midagi. Nii et selleks mõttes võiks minnagi sinna täpsemalt veel eraldi saab minna NASA Firmsi leheküljele, kus siis me näeme mitte ainult Eesti, vaid ka ümberkaudsete riikide ja kogu Euroopa pilti, kus on näha siis põlengud. Nende lennuaeg VIRSil on siis, ma ütlen nüüd jälle UTC aja, sest et muutuvad eri maades, on siis 00:05 ja kella 11 kuni 15 UTC. Kuigi see satelliidipilt ta näitab küll, aga samas, kui ta näiteks on see aeg, kui tal parasjagu ülelendu ei ole, siis võivad need põlengukohad minna kaotsi. Ja alati see asukoht ei ole ka kõige täpsem, et siin tuleb natukene niimoodi loomingulisemalt sellele lähtuda. Siis see hüüumärk, see tähistab seda, kui meil on Päästeameti piirangud peal. Kui tuleoht on väga kõrgele tõusnud ja ohtlik aeg on juba pikemalt, siis me ka Päästeamet jälgib seda kaarti ja koostöös Päästeametiga me siis kas töös Päästeamet tõstab tuleohtliku aja ja kus ta seda siis tõstab, selle info me paneme siia tuleohukaardile ja Synoptic siis lisab sinna kommentaaridesse, nii et seda saab siit alt siis lugeda. Aga koduleheküljel või siin leheküljel on ta näha punase hüüumärgina. Siin on näha siis Synopticu kommentaar, mis ta on järgmistest päevadeks teinud. Näha on, et siin sajab vihmasi, tuleoht on madal ja 22. on juba, et vahepeal on meil kuivem periood, et siis võib ta tõusta natukene kõrgemale. Nii, siin on ka väga palju infot tuleohukaarti, siin on see Euroopa metsade tuleohu infosüsteemi link, kust te saate vaadata, kust saab vaadata neid, kuidas siin on erinevaid palju kaarte, neid klikates näeme tuleohtu naaberriikides ja mitmeid muid. Nii, kuidas ma siit nüüd tagasi saan. Siis on siin see NASA Firmsi siin on see kirjeldused NASA Firmsi kohta info, kuidas sinna saab. Ma ei hakka siia praegu klippama, ma ei tea, kuidas see siit tuleb välja. Ja meil on siis ka andmete arhiiv. Nüüd, kui te tahate näha, näiteks meil olid kõrge tuleoht siin aprillis, siis me läheme siia arhiivi lehele, siit avaneb kalender ja valime siit näiteks, kui keda praegu me ei saa rääkida, siin aga kedagi huvitab mingi kuupäev võiks võtame näiteks 23. aprilli, siis ta näitab meile 23. aprilli tuleohukaarti. Sellel ajal oli tuleoht väga kõrge, sest pikalt oli kuiv periood, sademeid ei olnud. Ja mida ma võib-olla ei ole öelnud, on meil, et meil on 2 osas skaala või indeksite arvutus või ütleme hoiatuste andmine, on meil kevadine skaala ja suvine skaala. Kevadine skaala algab siis koos lume sulamisega ja kestab põhimõtteliselt nii kaua, kui rohi on kasvanud umbes 10-15 sentimeetri kõrguseks, siis ei ole karta, et see kulu seal niimoodi põlema läheks kergesti. Aga kevadine skaala puhul ongi siin aprillis sademeid ei olnud, rohi ei kasvanud, ilm oli küll vahepeal juba soe olnud, aga ikkagi rohukasv oli piiratud, nii et selleks olid need indeksid kõrged ja tuleoht kasvas väga kiiresti. Nii et see on kevadisele skaalale. Ja tavaliselt me läheme kuskil olenevalt siis ilmastikust maikuus, pärast suuremaid vihmasid, kui juba rohi kasvab üle siis suvisele skaalale, nii et siis võib järsku ka
et me ei tahaks nii, et täna on punane skaala ja homme lähme suvisele, et siis on meil kohe siin kas roheline või sinine, et hoiatust ei ole, et ikkagi ootame ära ühe korralikuga vihmasaju, kuigi rohi võib-olla juba on kasvanud. Nüüd, kui me tahame siit veel mingit rohkem informatsiooni saada, siis me läheme siia noolekese peale ja siit avaneb meil siis 1x1 kilomeetrine skaala. Nüüd meil ongi see lahti. Selleks, et siit infot näha sellest ajaloo arhiivist, tuleks minna ikoonile, mitte sellele, kus on kirjeldus, et see on Kanada klassid siin kirjutas, vaid just sellele väiksele, ma ei tea, on see ikoon, jah, ikooni peale. Ja siis me peaksime nägema siit seda pikselklassides. See millegipärast praegu ei tööta, aga põhimõtteliselt saab sa sealt siis seda ajalooliseid andmeid kätte. Ja kui see mingil põhjusel vahel ei tööta, siis tasub meile kindlasti teada anda, sest eks nende interneti asjadega ikka üht-teist. Nii. Nüüd me väljume arhiivist, mis meil jäi veel tuleohukaardilt näitamata. Siis me saame siia panna näiteks, kui meid huvitab mingi kindel koht. No mis meid huvitab? Näiteks huvitab meid Rakvere. Lööme sisse siia Rakvere. Ja nüüd meil tuleb Rakvere linn, Rakvere vald. No vaatame Rakvere valda. Siis me saame kohe selle koha peale, näeme siin tuleohtu praegu ei ole. No tõenäoliselt võtab ta siin mingi linnapunkti või ükskõik või tahame mingit küla. Siis me saame seda lähemalt vaadata ja kui me tahame siit ära, siis me lähme lihtsalt koju majamärgiga. Nii, ja mis märk see oli? Siit me siis näeme, et mis meil siin on peal. Me võime need maakonna piirid sisse välja lülitada, panna koha nimed peale, näiteks võtame maakonna piirid ära. Jah. Paneme koha nimed hoopis, võtame näiteks kohad ära, paneme hoopis maakonna piirid. Siis me saame, ja nüüd me võiksimegi vaadata, aga meil on tavaliselt on siin maakonna piirid ja kohaliste omavalitsuste piirid. Ja nüüd me saame võtta siia näiteks panna aerofoto, siis me tahame ka panna, ühesõnaga siin on neid palju võimalusi, mida me tahame kasutada ja vastavalt sellele enda soovile ja vajadusele. Siis siin üleval ribal me näemegi siis, ma läheks nüüd kõik tagasi teeks, siis on meil hea vaadata, võtame koha tagasi. Nii, siin ülemisel ribal, see on nüüd siis see eilne. Me näeme siin huvi pärast, ma vaatan. Ei lähe väikselt. Nii, vaatame, mis ta eilne. Ta näitab ka 16. kaarti veel, aga seda ta ei kuva enam, seda ta enam nii. Ja nüüd me näeme siin prognooskaarte. See on nüüd prognoos tänaseks päevaks tehtud, et Saaremaal tuleoht suureneb. Nüüd täna siis kella 3 paiku tuleb siia uus kaart ja skaala lükkub edasi. Nüüd ülehomseks võime näha, kas siin on 9 laupäevast, et sademeid meil ei ole ja tuleoht lääne poolt alates suureneb ja kui me läheme 20. peale, nii et meil on siin ka 3 järgmise päeva prognooskaart, kuidas tuleoht ajas muutub. Nüüd vist on kõik enam-vähem kaardi pealt ära vaadatud. Vaatame veel siit siis ära uuesti, siin on aerofoto, siia siis võiks tähendab üleval on aerofoto, all paremal, ma pean selle suureks tegema. Just. Üleval on siis aerofoto, all paremal on see, kust me saaksime siis Päästeameti hoiatusi näidata ja siis on äikeste kaart ja siis vasakul on siis see kõige tavalisem pilt, mida me siis näeme meie koduleheküljel. Nüüd mõned näited siin kevadisest aprilli kõrgest tuleohust. Vasakpoolne on prognooskaardid ja kõige viimane parempoolne on siis see, mis tegelikult oli. Nii et 22. aprillil anti 24. siis selline prognoos, et tuleoht on suuremas osas Eestis väga kõrge, aga kui siis
ja järgmisel päeval võeti seda natuke vähemaks, 23. 24. oli juba prognooskaart parem ja tegelikult see siis näitas, et nad läksid päris hästi kokku. 22. on samamoodi tehtud siis prognoos 25. ja siin on siis ka näha, et natukene on seda Kagu-Eestit alahinnatud tuleohu suhtes, aga tendents on olemas, nii et sellisel juhul tasub neid kõiki jälgida. Nüüd siin 25. 26. on siin meil sademete kaart. See näitab siis tuli meil sadu. Siin on meil siis, et meil on 25. väga kõrge tuleoht, aga tegelikult on näha, et siin Põhja-Eestis või Loode-Eestis on see juba nõrgenenud, aga kuna sademet mõõdeti juba 25. kella 12. meie aja järgi päeval kuni siis järgmise päeva kella 12. siis on näha, et see osa sademeid läks sinna tuleohukaarti arvestusse juba sisse, sest seal sadas vihma. Kõige nõrgem on sadu olnud saartel ja kui me nüüd vaatamegi siis 26. parempoolset kaardi 26. aprilli tuleohu kaarti, siis on näha, et suuremas osas Eestis on tuleoht langenud, ära kadunud väga madalale, aga saartel on jäänud. No mõtlesin, et milles see põhjus on, siin muidugi neid, kui me vaatame, et ka sademed oli siin kõige vähem, aga uus tuleohu indeksite arvutus arvestab ka tuule komponenti ja kuna tuul oli tugev, siis tõenäoliselt sellepärast siis arvutatigi ikkagi saartele veel tuleoht mõõdukaks. Nii, ja siin veel üks näide siis tuleohukaartidest. Nii, ja miks me seda tuleohukaarti indeksit üldse teeme ja arvetame, kõigil on seda vaja, seal kõige esimeses slaidis me näitasime, see on inimestele vaja, COVID-itele vaja ja Päästeametile, nii et meil on tegelikult seotud päästeseadusest tulenevalt, peame me siis koostama neid kaarte ja andma edasi just tuleohtlikul ajal. Ja meie peame siis sellest ka teavitama juba Päästeametit ette. Ja samuti peame teatama ka tuleohtliku aja lõpetamisest. Nii, ja nüüd siis seda kaarti saate siin kõik vaadata, mul on mitmel puhal juba see link, kuhu klikata ja samuti siis me vaatasime need, et aastate arhiveerivad vanad andmed on ka kättesaadavad Kaia avaandmete keskkonnas ja siin on toodud siis erinevad need failiformaadid, mida saab kasutada, nii et kuna see ettekanne salvestatakse, siis saab igal ajal neid vaadata. Ja mis siis veel pooleli on, et kõigepealt me peaksime veel natukene hindama, et kui hästi see töötab, sest kui me sellele Kanada tuleohuindeksi kaardil üle läksime, siis teadlased ikkagi tegid seda püüdsid, et me ei võtnud otseselt üks-üheselt seda Kanadi mudelit üle, vaid seda siiski püüti kohandada Eesti oludele ja siis ja tulevikus on plaan panna see tuleohukaart ka Ilm+ äppi ja eesköök on siis kavada mitte ainult seal Euroopa lehel, vaid siis ka koostöös Põhjamaadega Nordic Fire portali keskkonnas. Nii, aitäh kuulamast. Ja teeme siis suve vahetused, lõpetada jagamine ära. Nii. Hästi. Väike snäkipaus. Presentatsiooni vaade. Ja nagu Helve just ka rääkis, et hoiatusi me väljastame, siis nüüd räägimegi natuke hoiatuste väljastamise süsteemist ja nendest muutustest, mis meil siin sellel aasta jooksul toimus. Ja siis ka teie võimalustest endale vastavat infot nagu tellida, mitte et te peaksite kogu aeg käima seda kaardi pealt vaadates, vaid saate endale ka tellida hoiatused. Aga siis, mis siis muutus? Arendasime oma hoiatuste süsteemi
väljundeid siis selliselt, et kui varem me nägime ainult nii-öelda käesolevat päeva, käesolevat hetke hoiatustega, siis ja hoiatused olidki siis nii-öelda nii nagu nad nii-öelda meile saabusid, siis nüüd on muutus selles, et me tegelikult hoiatame siis nii tänast päeva arvestades kui ka 4 järgmist päeva ette. Ja tegelikult on meil võimalus ka geograafiliselt olla enam mitte maakonna täpsusega, vaid ka valdade täpsusega ja tegelikult joonistada ka selliseid maakonna ja valla üleseid, siis me nimetame neid polügoonideks, aga sellised alasid, kus siis erinevad ohtlikud nähtused võivad aset leida, sest ega need nähtused ju meil tegelikult valla ja maakonna piire ei tunne. Et siis sellise muudatuse oleme teinud. Täna me kasutame nii-öelda nendest uuendustest siis seda 4 päeva ette siis hoiatamist, et need teised arendused, mis puudutab valla tasemel hoiatamist ja siis erinevate piirkondade äramärkimist, ootab täna, tegeleme ka oma teise suure avaliku väljundi arendamisega, milleks on siis meie IN+äpp. Et kui me saame need muudatused ära teha nii ka IN+äpis, siis nii-öelda tekib see tehniline võimekus neid asju väljastada ka juba detailsemalt. Et see on meil täna siis töös, aga siis veebruaris see aset leidis ja kindlasti on see nagu väga oluline just nagu selles vaates, et me suudame näha pikemalt ette ja siis jällegi tähendab see seda, et me saame pikemalt nagu valmis olla ja valmistuda sellisteks äärmuslikeks oludeks, sest hoiatused selle puhul väljastatakse, kui ilm on potentsiaalselt siis ohtlik siis inimeste tegemistele või taristule. Siis ma räägin kohe hoiatuste tellimist, aga ma samamoodi näitan neid erinevaid asju, sest mul on siis praegu ees siis nii-öelda tänane kaart, nagu ta on. Nii nagu need hoiatused täna on väljastatud, me näeme, et täna 18.06. Liiguasti tegelikult on meil siis üks ohtlik koht on täna Peipsi. Ja Peipsil siis on see tuulehoiatus, et kui siin kaardi peal liikuda, siis need tekstid ilmuvad siis, kui saab minna selle nähtuse peale. Ja Peipsil siis täna tugev tuul on, järgmised päevad tulevad suht rahulikud. Jäi mul meelde Helve esitusest, et tuuleoht püsib veel kuni 20. aga ilmselt ei ole siis hoiatamist väärt veel siiamaani. Et need hoiatust tehakse konkreetsed kriteeriumid, et neid nagu niisama ei väljastata. Et siis on, aga mis 21. meid tabab, siis me võime arvestada siin juba oma nädalavahetuse plaane tehes, et tegelikult terve Eestis on siis äikese oht. Ja tõenäosus on siis 50%, mis on üsna suur tõenäosus, et tegelikult tasub oma toimetused laupäeval ära teha ja pühapäeval pigem siis võib-olla mitte. Aga see on siis nagu avalikkusele mõeldud ja samamoodi siis saate ka teie siit neid asju näha. Ma korra näitan veel ühte siis meie tulevikupilti ka, et see nüüd, mis ma nüüd lahti teen, siis ei ole kuidagi seotud reaalse olukorraga, vaid on see, et meie võimekusega, millest ma rääkisin, et me saame joonistada selliseid alasid tulevikus, et mis on nagu hästi reaalne tegelikult, et kui on kõvad tuuled näiteks, siis pigem ei puuduta tervet maakonda, vaid puudutab ainult ikkagi siis rannikualasid ja siis tekib ka selline võimekus meil veel, et siis ütlen veel kord, et see ei ole nagu midagi reaalset, see on meie sisesüsteem, aga lihtsalt iseloomustamaks seda, et kuhu suunas me liigume ja milliseks see detailsus meil hoiatamiste puhul siis muutub. Ja see puudutab siis kõiki nähtuseid, kõiki meteoroloogilisi, hüdroloogilisi ja tuleohuga seotud asjad, need kõik tegelikult on koondatud ühte kohta, et kui see ilm peaks olema meile ohtlik, siis me saame sellest teada ja valmistuda selleks. Nii, tegin uuesti lahti oma esituse. Ma ei tea, Mari, me oleme siin pikalt rääkinud, et kas me peaks tegema ka mingi küsimuste pausi, kui neid on vahepeal tulnud.
või lähme edasi ja võtame küsimused lõpus või kuidas see korraldus? Hetkel ma ei näe, et küsimusi oleks. Teeme lõpus siis suulise ringi küsimustega. Ja, et lihtsalt teistel, et kui küsimus tekib, siis pigem võiks küsida kohe, et siis ei lähe meelest ära. Et siis saame rääkida, mis asjad on. Aga siis hoiatuste tellimisest ja siin ees praegu on siis üks email ilma hoiatuse kohta. Mina olen selle ise endale tellinud. Tuleb ta siis meie Keskkonnaagentuuri Synoptikute aadressilt. Ja mõte võib-olla, miks ma seda tutvustan, on see, et kui jah. Kas keegi tahtis küsida või on kellegi jääd mikker sisse? Vist oli mikker sisse jäänud. Panin kinni. Jaa, selge, et siis nagu näide sellest, et võib-olla, et olla teadlik, olla valmis, mis siis teie kohalikku omavalitsust ja kohalikku elu nagu puudutab, et siis on võimalus tellida meie käest endale hoiatused. Rääkisime klienditeenindusega, et uurida siis, kui paljud kohalikud omavalitsused täna on neid tellinud endale, umbes 10, natuke rohkem, päris 15 ei olnud. Muidugi sealt me ei näe, kui keegi on tellinud oma isiklikule aadressile, aga need domeeni lõpud, mis siis nagu, kus sai välja lugeda, et on tegemist kohaliku omavalitsusega. Et julgustan siis ka teisi endale tellima, et olla siis teadlikud selles, mis teie piirkonnas juhtub ja nagu siin enne ka oli ja näitasime, siis tegelikult see puudutab ikkagi ka 4 päeva ette, et võib-olla on kindlasti teil sellest kasu kas või ka mingisuguste ürituste või mingite muude asjade puhul, mis toimuvad siis vabas õhus, planeerimisel või mingite tegevuste või ka valmisoleku osas, et see võib olla väga erinev. Keda äike mõjutab rohkem, keda võib-olla tuul mõjutab rohkem, et siis nii-öelda saate olla valmis ja oma tegevusi vastavalt sellele planeerida. Hoiatuste siis tellimiseks te peaksitegi kirjutama see klienditugi@envir.ee ja siis teid juhendatakse koos täpsustavate küsimustega, sest seal on mitmeid erinevaid variante. Nagu ka enne sai räägitud, et meie tehniline valmisolek ei ole veel täna sealmaal, et me saaksime valida valla tasemel. Mõtlen seda, et ei ole nagu võib-olla huvitav teada, mis toimub kogu maakonnas, tahaks ikka oma valda ainult, sest kui praegu te tellite ja te tahate ainult oma valda, siis see tellimise võimalus on olemas, aga me hakkame väljastama valla tasemel hoiatusi siis, kui meil see Ilm+ uuendused on tehtud. Loodetavasti on see kindlasti selle aasta jooksul ja varem kui november või detsember, et siis sellega peab arvestama. Et siis julgustan teid seda tellimust tegema, et olla siis muutuvateks ilmaoludeks valmis. Järgmisena tõin ka mõned näited muutuvatest ilmaoludest ja ka sellest, mida me oleme teinud meremudeliga. Et siin selle meremudeli joonise peal on näha, et see meremudeli nii-öelda prognoos ette ulatub siis praegu 120 tunnini. Et ta varem oli meil 72 tundi, aga me näeme siis täna jällegi 5 päeva nagu ette selle vee taseme siis muutumist. Ja miks ma selle välja tõin, siin on nüüd üks pilt ka 2005. aastast, et kui te jälgite mu kursorit, siis te näete siin näiteks, et siin on kell 3:09 ja siin on kell 6 ja sisuliselt on siis 3 tunniga veetase tõusnud 50 sentimeetrit ja siis järgmise 1,5 tunniga on ta tõusnud veel 40 sentimeetrit. Ehk tegelikult need veetaseme muutused võivad olla nagu päris kiired. Ja selleks me siis arendame täna meremudelit nii-öelda uuenema iga tunni aja tagant. Ehk sisuliselt me saame Kopernikuselt siis Euroopa Keskuse Kopernikuselt, kes siis nagu Läänemere
prognoose väljastab info 2 korda ööpäevas, aga me oleme siis täiendanud seda meie enda rannikualade seireandmetega. Ja siis me saame sealt sisuliselt iga tunni tagant uuenevat infot. Et samamoodi siis need nähta siis meie kodulehel. Võtan selle korra siit õiga uuesti ette. Meri. Kiirus, merevee tase. Et see sama kaart on, mis ma näitasin, on siis siin ja me näeme täna siin seda merevee tase tegelikult on siin 40, valdavalt 50 sentimeetri üle keskmised, kõik on nii-öelda nagu kollases, ei ole veel hoiatamist väärt, aga siit on näha siis, et see ai, vabandust, ma ei jaga teile seda. Nii, sai. Kuidas ma nii sain? Korra vaatan. Nii. Kas nüüd tuli teile see, jah? Ehk siis seda mere... Ei tulnud. Ei tulnud. Ma lõpetan jagamise korraks ja ma alustan uuesti jagamist, et saaksite õige pildi omale. Nii, kas nüüd? Nüüd tuli. Mulle tuli. Tuli teistele ka. Mulle ei tulnud. Aga las olla. Ja on. On, väga hea. Et siis näide sellest, et mis see mere hetke olukord on, kõik on sellises kollases hoiatamisväärt ei ole, aga siit saab neid asju nagu jälgida. Kindlasti see puudutab siis ennekõike rannikualade omavalitsus ja siin on näha siis ka see prognoos, mis siis on tehtud järgmisteks päevadeks. Vaatame, mis siin siis tulema hakkab. Pigem hakkab see merevee tase siis siin Läänemeres ja Soome lahes meil langema. Et samamoodi siis, kui siin midagi peaks ekstreemselt olema, siis tuleb see läbi hoiatuste süsteemi ehk on võimalus tellida lisaks oma vallale hoiatusi siis ka näiteks merealadele, et kes rannikuäärsed omavalitsused siis saate ka merealade hoiatusi endale tellida, et seal nad kõik tulevad ühe e-mailiga, et selles mõttes ei ole mingisugust e-maili sadu ei hakka tulema, et panete piirkonna ja kõik nähtused kokku, siis on ta teil olemas. Nii, ma mõtlen, kas mul on siit veel midagi näidata praegu. Vist ei ole, mul oli see Pärnu näide. Võrra panen uuesti, tuli ette see kaart. Hoiatuste väljastamine. Siin see Pärnu. Ja mul vist on veel üks slaid ka. Nii, ta ei taha uueneda. Ei uuenes ikka. Sulle tuli? Hästi, no siis. Nii, ma ei hakka siis praegu siin katsetama, näete seda sellisena nagu ta on, et siis X-adudest oli ka juttu, et täna siis sünoptikud väljastavad, et on X-adude oht. Aga me arendame siis nagu sammu edasi detailsuse suunas. Ja need on siis siin see parempoolne, kus on siin suure nimena näha nagu Maardu, need on täna siis nii-öelda prototüübi kaardid, et need ei ole nagu päriselu kaardid, aga siis on, siin on näha need nii-öelda need kaardistatud alad, kus siis X-ajud on ohtlikud ja siis on siin peal ka tõenäosused selle esinemise kohta. Ja täna meil käib see kaardistus nende alade väljaselgitamiseks ja siin vasakpoolse pildi peal on näha meie enda välja töötatud siis lahendus siis täna sellise üldise Eesti kaardina, et ei ole veel seda detailset aluskaarti, kõik on arenemisjärgus.
Et aga siin on näha siis, et kuidas erinevate värvidega need sademete kogused siis nii-öelda radari info põhjal liiguvad koos sellega. Ma ikkagi võib-olla korra lõpetan jagamise, ma arvan, et see vist ei ole hästi näha teile. Kuna meil vist ajaga väga kitsas ei ole, siis ma võtan ikkagi jagada seda. Nüüd tuli ette teil see suur pilt. Kas ta nüüd liikus ka siia? Ja, hästi, nüüd on aga suuremalt ees. Et nii. Ja, nüüd on ka suuremalt ees ja siin on siis näha potentsiaalsed alad ja nagu selle kaardil on ka võimalus sisse zoomida, praegu ta on piisavalt üldine, aga siin all on näha need nii-öelda kollased alad, kus siis äksad võivad ohtlikud olla ja siis tõenäosus, et ta sinna jõuab ja siin vasaku poole peal on siis meie enda välja töötatud lahendus, kus siis samade värvidega me näeme siis reaalajas nii-öelda selle äksaju, potentsiaalse äksaju pilvede liikumist ja tehakse seda siis meetodil, et siis selle radari kiire peegeldusest arvutatakse välja siis veekogus pilvedes ja prognoositakse siis seda, saabub see küllastuspunkt, et ta nagu maha tuleb ja me näeme tegelikult, et see ajajoon tegelikult täna ei ole väga pikk, et me räägime siin ja suudame konkreetset piirkonda ette ennustada võib-olla mingisuguse 30-minutise täpsusega tänase päevaga. Aga ikkagi ka see võib olla kasulik siis, kui me neid hoiatusi kunagi väljastama hakkame, aga see on pigem niisugune nagu tulevikuvaade lihtsalt teile võib-olla ka teadmiseks, et Keskkonnaagentuur areneb ja mõtleb nende teemade peale ja töötab välja siis lahendusi, mida võiks saavad olla teile siis kasulikud. Ja võib-olla see lõpumõte siis on see, et nii-öelda ka meile endale selliseks nagu suunaks, et mida siis see ilm meile teeb, et mis on selle ilma mõju, et teada on, et tuul Saaremaal 25 meetrit sekundis ja Võrus tegelikult selle mõju võib-olla on kindlasti täiesti nagu erinev. Et kindlasti see mõjupõhisus hoiatuste väljastamisel on tegelikult üks trend, mida meie lähinaabrid arendavad ja meie samamoodi sinna poole liigume, et neid mõjusid siis arvestada hoiatustel. Ja igasugune hoiatussüsteem siis annab meile võimaluse olla valmis, et ega seal loodust me kätte ette panna ei saa, aga me saame lihtsalt ise olla valmis ja kõige lihtsamad näited panna aknad kinni enne kodust väljumist, kui me teame, et on oodata ekstreemset ilma või panna oma vaat vähe tugevamini kinni kai külge, kui on tulemas torm, nii et see on siis võib-olla meile täna lõpetuseks rääkisime nii tuleohust, ülujutustest korraga nüüd ilmselt ei tule, aga lihtsalt, et süsteemid, mille kaudu me seda infot jagame, on tegelikult samad, kõik, mis puudutab ekstreemset ilma ja võib-olla see üks mõte, mis te siit võiksite kaasa võtta, on see, et nagu tellige endale ilmahoiatus ja saate olla rohkem valmis siis nii tuleohust teadlikumalt, et kui see saabuma hakkab, kui ka kõikidest muudest ilmanähtustest. Aga sellega oleme meie lõpetanud. Väga loodan, et teil on küsimusi. Igal juhul olen valmis neile vastama. Võib-olla sa korda üle, et kuidas seda hoiatusi tellida saab ja et kas seda on mõistlik tellida siis omavalitsuse puhul pigem sinna valla üldmeili aadressile? Ja, ma arvan küll, et
võib-olla siis sellisele nagu tööaadressile tõepoolest on seda võib-olla mõistlikum tellida, kui ta puudutab nagu töökohustusi, aga noh, ega meie nagu mingid piirangud tegelikult ei sea, et võib tellida nii ühele kui teisele, et kuidas sellegi need tööharjumused on. Ja siis kliendi tugi, et Envir, ma panen uuesti selle slaidi korra ette, et see tõepoolest selline juhtmõte on. Kas ma võin lisada natuke, et kui ei taheta kõiki hoiatusi, siis kindlasti oleks hea, kui oleks täpselt öeldud, kui ei taheta kõiki hoiatusi, et millist hoiatusi tahate ja mis piirkonda, et siis ei tule seda nagu liigset infot. Ja selles mõttes küll, et see info üleküllus täna pigem on nagu tänapäeval probleemiks. Aga et kui te tellite, siis meie klienditeenindajad juhendavad teid ka nende teemade osas, et seal on nagu need piirkonnad ja nähtused. Ja tegelikult on need hoiatused täna ka 3-tasemelised, nii et võib-olla see kõige esimene, kõige lahjam tase võib-olla ei ole nagu see, mis võib-olla üldse huvitab, et siis see teine ja 3, kus tegelikult 3. puhul juba siis on kindlasti nagu loodusohtlika pigem nagu toas püsida ja teine on siis see, et olla valmis ja noh, ma ei tea, hoovist lahtised esemed ära viia, kui on tugev tuul ja mingid sellised olukorrad, et siis seda saate arvestada, aga seda on võimalik ka siis hiljem nagu muuta, et see ei ole midagi sellist, mis et võib-olla tehke algus ära, mõelge, mis on teie jaoks oluline, mis nähtused teile põhjustavad kõige rohkem muret ja saate ju vaadata ka nagu ajaloole tagasi, et tunnete enda olusid kindlasti kõige paremini, et siin ongi see, kus see ilm tegelikult on üsna lokaalne või ilma mõju tegelikult on üsna lokaalne, nii et see on just see, mida teie teate, et meie saame väljastada siis piirkonnale ja nähtusele. Teie siis saate nagu hinnata, et mis see mõju võib olla või mis te ette peate. Sest me anname ju ka uduhoiatusi ja võib-olla need ei ole nagu sellised, mis nüüd nii väga huvitavad, et selles mõttes tasub valida, jah. Ja, udu on. Ma ise elan Poolsaare peal, Kopli poolsaare peal, seal see udu mõnikord on päris huvitav, päris nagu segav. Ma küsin seda ka, et kui see hoiatusteade nüüd tuleb meili peale, et kas seal on viide nagu soovitustele ka, et mida tuleks teha, et kui on nüüd see kõige kõrgema taseme hoiatus näiteks see täike, et kas teil on olemas selline koht, kus on need soovitused olemas, et mida võiks teha, et kui näiteks omavalitsus tahab oma valla elanikke nagu siis hoiatada ja siis öelda, et mis nüüd oleks vaja teha. Ja, Elve kohe näitab seda, meil on olemas veebis see koht. Panen omale kirja ka siia nagu juhtmõtte, et võib-olla on mõistlik lisada see 2. ja 3. taseme puhul siis ka e-mailides. Nii. Ühesõnaga, vahel me või hoiatusega kirjutaks, et puuoksad langevad ja nii, aga tegelikult on olemas meil siin üleval, kui te lähete Keskkonnaagentuuri ilm oma teenistuse lehele, siis on siin meil olemas igasugusest infot üleval reas. Ja kui me nüüd vaatame siis hoiatust, siis kõigepealt vaatame hoiatuste kriteeriumid, kus on siis mille kohta meil hoiatused on, need ohtlikud tasemed. See on see, aga siin on olemas ka, kui ilm muutub ohtlikuks. Ja nüüd ma kohe vaatan looduse, kus me siin, kui näete, siin võtsime siis ilmatarkust ülevalt ja ei olnudki ilmatarkust, ka oli ilmatarkust. Siin oli ju ilm muutub ohtlikuks. Kui ilm muutub ohtlikuks ja siin on nüüd toodud tuisk, jäide, pakane, paduvihm, tromm. Seal on kõikide kohta kirjutatud. Mis meid näiteks huvitab, võtame äike. Ja siis on siin, kuidas end ja teisi kaitsta äikese eest.
ja siin on kõik põhjalikud, et mismoodi see ka kõik tekib, aga siin on siis hoiatused, et korja õuest kokku esemed ja nii edasi. No näiteks me võime võtta paduvihm, kuna meil on täna vihm. Kuidas kaitsta end ja teisi paduvihma eest. Nii et meie ilmatarkus, kui ilm muutub ohtlikuks, siis siin on kõik info selle kohta olemas, kuidas ennast kaitsta või mida see võib teha. No me anname ju veel ka pakase ja põua puhul, vaatame, mis on põua puhul antud. Nii, kasuta vett säästlikult, hoolitse põua käes kannatavate aia ja põllude ja nii edasi. No see võib-olla põud ei ole nii kiire, aga just siin äike ja paduvihm või siis väga tugev tuul ja see oli Johanil väga hea mõte, et võib-olla tõesti, et see kollane hoiatus tuleb ka see ohtlik olukord, et kui sellest see teid segab teie elu, et võis vaadata, aga kindlasti on juba asi tõsine, kui tuleb meil oranž ehk teise taseme hoiatus või siis veel punane. Et sellisel juhul tasub neid hoiatustest teadlik olla ja võiks neid tellida. Nüüd soovitan. Nii, väga hea. Kas on veel küsimusi tekkinud, et andke käega märku ja siis võite vabalt suuliselt küsida? Nii, aga tundub, et küsimusi ei ole. Ma panin vestlusaknasse selle meiliaadressi ja panin selle juhiste lingi ka, et siis sealt saab vaadata edasi juba. Aitäh, see on kenasti. Nii, aga kas tahate kokkuvõtteks veel midagi öelda või kuidas tundub? Jaa, ikka. Kokkuvõttes siis, millest me rääkisime kõigepealt sellest üleujutust ja selle projektiga seonduvast, aga võib-olla see ei ole see, millele nagu nii palju keskendunud ainult üleujutustele, vaid selle projekti raames me tegelikult arendame siis kõiki meie ka meteoroloogilisi hoiatusi ja neid süsteeme, et see on üks asi lihtsalt üleujutustega on see, et on võib-olla hea võimalus, kuna see projekt on siis ka kohaliku omavalitsuste kaasatusel osaleda nendel meie seminaridel, kus tegelikult on võimalik neid kriisiolukordi läbi mängida ja saab sellist nagu head infot ka võib-olla muude teemade osas. Ja siis, mis puudutab siis neid hoiatusi, siis jah, et mõelge selle peale ja kaaluge, et nii-öelda tellida endale neid hoiatusi siis, mis te saaksite siis infot ka võib-olla enda inimestega ja võib-olla erinevates kogukondades, kindlasti teil on mingisugused sotsiaalmeediagrupid ja seal võtta seda ja jagada, kui peaks olema siis ohtlik ilm tulema, et see annab kindlasti eelise nii-öelda inimestel olla valmis ja teil ka olla nagu samm inimestele lähemale. Et inimesed võib-olla lihtsalt rohkem loevad sotsiaalmeediat, sõltub muidugi inimesest ja sõltub olukordast, aga et võib-olla ka nii-öelda seal saate seda infot jagada, juhul kui te olete tellinud omale selle hoiatuse, mis tuleb e-mailiga. Aga ma arvan, see oleks kõik meie poolt.